Tere, head sõbrad! Sajandi kuumim suvi on nüüdseks möödanik. Lisaks päikesepõletustele ja sinivetikatele jäävad kuuma suve meenutama ka kodumaised suvehitid. Kui asusime televaataja vihje peale pealtkuulaja toimetuses seda žanri lähemalt uurima, avastasime, et ühe hiljutise suvehiti sõnalise poole dekonstrueerimine nõuab sügavamat analüüsi. Seega, püsige lainepikkusel, kuni ka viimased taktid selles loos on selged. Juba 1990-ndate keskpaigast teab iga Eesti muusikasõber, millisest 3 komponendist koosneb üks õige kodukootud suvehitt. Esiteks, seda esitab Koit Toome. Teiseks, Koit Toome esitab seda mõne noore naislauljaga. Ja kolmandaks, selle suvine sõnum on selgesti arusaadav. Koit Toome, keda näeb juba ülehomme esinemas Tallinnas Salme kultuurikeskuses 60+ festivalil, kahjuks tänavu suvehitti ei üllitanud. Nii tõusiski lõppenud suve populaarsemaks raadiohitiks hoopis Jüri Pootsmanni ja Elina Borni duett Jagatud saladus, mille loo sõnade autor Taavi Paomets ise õigustatult uhke on. No võin julgelt öelda, et see on kõige tugevam materjal, mis ma elus kirjutanud ole üldse, eks ju, esiteks. Esmapilgul lihtne ja kergesti meeldejääv lauluke osutus lähemal kuulamisel aga mitmekihiliseks semiootiliseks mõistatuseks, mis pakkus rohkem küsimusi kui vastuseid. Ma ei ütleks, et ta nagu raske, ta on võib-olla niisuguseid küsimärgi kohti on nagu võib-olla rohkem. Mis siiski täpsemalt juhtus? Mis purunes kildudeks? Kes märatses ja lõhkus asju? Pöördusime müsteeriumi lahendamiseks kõigepealt laulu esitajate poole, et uurida, mida need read võiksid tähendada. Ma ei tea. Ma ei oska, ma ei tohi öelda. Jah, te kuulsite õigesti. Mingil seletamatul põhjusel on noorema põlvkonna lemmikartistidel keelatud meile laulusõnade tähendust avada. Võtsime ühendust Lainega, et küsida, kas ja millal Lainet kokku lõid. Kuidas ma siis niimoodi otsast alustan? Mina seda asja nii ei jäta. Pealegi minu eas. Aga kohtusse me lähme. Siit edasi ei läinud asjalood aga selgemaks. Sool ehk naatriumkloriid on eluks vajalik aine, mida leidub maakoores mineraalhalliidina. Ehkki enamik kudesid sisaldab suuremal või vähemal määral soola, väidetakse selle laulu sõnades, et haavapuul soola pole. Taevasalast. Ma kujutan ette, et ühe sõnaga sellesse stseeni on saabunud erakordselt nördinud põder, sest teadupoolest, eks ole, jahimehed langetavad haavapuud ja teevad sinna soolakud selle arvestusega, et siis põdrad ei sööks ära lehtpuid. On tänuväärne, et noored lauljad on võtnud oma missiooniks tunetada pealt näha lihtlabases poplaulukeses jahimeestele meelde, et nad talveks haavapuude külge põtradele soolakive paneksid. Kuulame pisut edasi. Pööripäeval lõkkelekkide ees, sädemetel koos. Suvine pööripäev oli maarahva kalendris märgiline hetk, sest kapsad pidid olema selleks päevaks maha pandud. Sõna pööripäev kahtlemata seostub minu jaoks eelkõige usutavasti suvise pööripäevaga ehk jaaniööga, kus noored kogunevad lõkke ümber. See on seotud armumise, armastusega, nagu vanemas rahvakultuuris öeldakse, et isegi puru otsib puru. Et tõenäoliselt hoidsid nad midagi koos, kas tundeid, teineteist. Võib-olla vaatasid, et lõkke ei leviks laiali, mida kõike koos hoida saab. Järgnevad read, millest on võetud ka laulu pealkiri, osutusid aga teose kõige keerulisemaks pähkliks. Kui me vaatame, mis on saladus, esiteks, siis saladusi on erinevaid, aga ilmselt on see 2 osapoole vaheline asi ja eriti nagu poplaulu nagu kultuurilises kontekstis tähendab see ainult ühte, seks. Ehk siis väga lihtsalt saladus, mis on jagatud laintega, on ilmselt seks vee all ja siis salaja päevavalgus ei kannatanud. Oletades, et vesi oli väga sogane,
ja päike ei paistnud vee alla, on see saladus, mida päike ei näinud. Veealusele kopulatsioonile viitab ka refräänis korduv semiootiline motiiv. lahti laskmisest vabadust ei saa keelata ära. Ei saa keelata ära. Kui lauldakse, et vabadust ei saa keelata, siis ihad ja tunded on need, mis vabadust keelavad ja piiravad. Ja ütleme, teiselt poolt tuleb muidugi sotsiaalne ja kultuuriline aspekt, see ka piirab ja keelab. Me võime rääkida, et me oleme vabad, aga tegelikult me ei ole mitte kunagi vabad. Kuid mis võis ikkagi ajendada Taavi Paometsa sellist postmodernselt intertekstuaalset sõnamängu looma? Ma tean, ma ei ole nagu otseselt küsinud tema käest seda, aga ma arvan, et see siuke nagu tekitab ka nagu äratab väga palju huvi nagu inimestest siuke asi. Tänapäeval on see, et kõik on mainstream ja tegelikult ei ole vahet nagu, mida sa teed ja kui sa hakkad selle peale mõtlema, et ma nüüd tahan Sky Plussi jõuda, siis tegelikult sa võid oma mussile kohe vee peale tõmmata. Minu jaoks selles mõttes, et see ei ole mingi argument. Sa teed seda, mis sa tahad teha ja kui inimestele meeldib, siis see on lihtsalt puhas boonus. Kõik eelnev paneb meid küsima, kas mitmeplaaniline lüürika oli pelgalt turundusnipp? Turundusnipp, ma ei tea. Ma arvan, et lõppude lõpuks kukkus välja, kui turundusnipp, ma ei tea, kuidas see algas. Aga igal juhul ma arvan, et täitsa geniaalne asi. Minu jaoks oli lihtsalt siuke... Ma tegelikult ei teinud väga midagi seal. Ma ei usu, et see mingi ühe suve hitt on. Kas teile selline stiil ja looming meeldivad on iseküsimus, aga hitiga tõepoolest tegu on? Milliseid riime miksivad pealtkuulaja DJ-d järgmine kord? See selgub juba tund aega vähem kui nädala pärast. Aitäh, et meid kuulasite. Pealtkuulamiseni. Su nädal kõlab tuttavalt.